Ma esimesena kohe muudan pealkirja ära ja ei räägi väärikast vananemisest, vaid tervena vananemisest. Sellepärast, et see sõna väärikas justkui eeldab, et siis ainult vanad on väärikad või vananemise juures on väärikus kõige tähtsam või võib-olla ainult ainutähtis. Et ma saan aru, et see kõlab väga hästi, väärikas vananemine eesti keeles, aga ma täna tõestan, et tervena vananemine on see vist, mida mõeldakse ka siis meid selle väärika vananemise juures. Kogu see jutt lähtub sellisest tsitaadist, et see, mil määral inimene suudab ise kontrollida ja juhtida enda ümbritsevat keskkonda, oma kodu, oma õue, oma kogukonda, oma riiki ja maailma, mitte niivõrd keskkond ei juhi teda ja ei kontrolli teda, eristab inimest loomast. Ja kui me räägime väga vanadest inimestest ja ka kahjuks lihtsalt vanadest inimestest, siis me näeme seda, kuidas keskkond, sealjuures ju ka inimesed, kes seda vanemat inimest ümbritsevad, dikteerivad, mida ta peab tegema, mida ta võib teha, mida ta ei tohi teha ja nii edasi. Et see on väga räigelt öeldes loomalik tegevus. Nüüd minust endast, et ma olen Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur. Ma uurin kõike seda, mis puudutab vanemaealiste arendamist, vanemaealiste normaalset vananemist, ühiskonnaga kaasatust. Ja üks projektidest on Share projekt, mis käib Eestis aastast 2011 ja kust väga usaldusväärsed andmed tulevad 50+ rahvastiku individuaalse vananemise kohta. Ja sellest on eestikeelset 2 kogumikku, soovitan lugeda. Teine, mis iseloomustab mind, on selline ühiskondlik tegevus ja innustan teid lugema aadressil 65b.ee seinalehte. Just tuli välja 11. number ja seal refereerime eesti keeles teiste maade praktikaid ja ka vaatame mõnes numbris kriitiliselt seda, mida Eestis vanemaealistega tehakse, sellepärast kriitiliselt, et üldiselt on see valdkond Eestis traditsiooniliselt täiesti kriitikavaba, ollakse juba rõõmsad ja erutunud juba selle peale, kui üldse midagi tehakse. Ja kolmas üleskutse on, et kes veel ei ole, tulge liituge Facebookis grupiga Vananemine algajatele. Seal on tänase päeva seisuga 765 inimest juba ja sinna me postitame kõik selle valdkonnaga seotud asju. Kõik saavad postitada, kes on liikmed. Ka rõõmsaid, toredaid postitusi jagatakse, aga ka ennekõike selliseid postitusi on, kus siis tekib arutelu diskrimineerimise teemal, vanuselise diskrimineerimise teemal. Kusjuures siit grupis saab ka kõige otsemalt ja kõige kiiremini ühendust võrdõiguslikkuse volinikuga, sest tema ka grupi liige ja ise postitab ja reageerib kohe väga asjatundlikult küsimustele ja kriitikale. Üldine pilt Eestis on, et meil on päris hea keskkond selleks, et vanem inimene püsiks tööturul. Meil on arengukavad, meetmed, töö käib. Ja loomulikult heaolu riigina on meil olemas meditsiinisüsteem, hoolekandesüsteem, aga seal vahepeal on inimene nii-öelda oma vastutusel. Ja kui ta ei ole piisavalt tark ja teadlik, et tegeleda iseenda vananemise kvaliteediga, siis funktsionaalsed võimekused üsna püstloodis langevad. Ja meil ei ole tegelikult sellist keskkonda, tervena vananemise keskkonda ei seadusandlikul tasemel, arengukavades professionaalide väljaõpet, süsteemset ega ka kvaliteedikriteeriumeid. Ja kui see kõik oleks, siis see langemine sellesse seisundisse, kus sul on juba vaja kõrvalist abi,
ei ole üldse mitte nii kiire ja ma ei hakka seda siin praegu tõestama, vaid seda on uuritud ja seda on tõestatud ja te võite mind uskuda. Nüüd tervena vananemine, mida ma siis pakkusin väärika vananemise asemel, on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt väga kenasti defineeritud, vaatame selle kiiresti üle. See on üldse mitte mingite haigustest hoidumise või tervena püsimise, vaid see on defineeritud läbi funktsionaalsete võimekuste. Ehk see on funktsionaalsete võimekuste arendamine ja säilitamine, mille jaoks? Selle jaoks, et inimene läbi elu, ehk tervena vananemine puudutab kõikides vanuses inimesi, läbi elu saaks teha seda, mida inimene väärtuslikuks peab. See subjektiivsus on äärmiselt tähtis. Meie ei saa ka ütelda, mida üks vanem inimene siis peab tegema vaid ta peab saama teha seda, mida tema väärtuslikuks peab. Sealjuures ka hooldekodus näiteks. Ja tal peavad olema selleks siis võimekused ja neid on 5 tükki. Nad on siin puuga ära kirjeldatud. Kõigepealt ta peab olema võimeline võtma vastu otsuseid, mis puudutavad teda ennast. Seesama, looma juhib keskkond, inimene juhib oma keskkonda. Et selleks, et olla võimeline vastu võtma otsuseid, mis puudutavad sind ennast, sa pead kogu aeg õppima ja arenema, kuna ühiskond ümberringi areneb. Siis tal peab olema võimekus olla liikuv ja see liikumine on jälle ühele inimesele tähendab see võimekust liikuda ühest toast teise, teisele ühest maailmanurgast teise. Siis ta peab saama säilitada ja ka luua uusi suhteid. Oma kodus väga raske on uusi suhteid, sõprussuhteid luua. See keskkond peab seda aitama ja ta peab saama panustada. Iga inimene tahab olla vajalik ja tunda, et ta on andja, mitte ainult saaja. Ja loomulikult siis põhivajadused, et siin ei ole sellest vaja pikalt rääkida. Nüüd seesama tervena vananemine, kui me vaatame vanemat osa elanikkonnast ja tema tervena vananemist, siis oleks selleks vaja luua easõbralik age-friendly keskkond ja siin jälle peab arvestama, et sellel on 2 taset. Üks tase, mis siis kompenseerib seda, mis on juba tervises puudu või keskkonnas olemasolevas puudu, see individuaalne allakäik vanusega, seda oleks vaja kompenseerida, et sellest aru saada, no näiteks kark, et kui sul on 2 jalal raske käia, siis kompenseeriv abivahend on kark, aga suures plaanis siis mis iganes. Aga teine tase sellel easõbralikul keskkonnal on pakkuda sellist tuge, et inimene saaks teha seda, mida ta üksi individuaalselt teha ei suudaks. Ehk see keskkond peab andma talle võimaluse realiseerida tema potentsiaali. No näiteks puhtalt peaks pakkuma teadmisi ja võimalusi, et välja anda oma luulekogu, kui inimesel on potentsiaal kirjutada luuletusi. Üksi ta sellega hakkama ei saaks näiteks. Ja selline tegevuspõhimõte selle tervena vananemise keskkonna loomisel on, et mitte niivõrd teha jaoks, kellegi jaoks, vanema inimese jaoks, vaid teha temaga koos, ehk siis mitte temale, vaid temaga. Ja see praegune praktika ikkagi kaldub olema, et me teeme nende jaoks seal. Meie teame esiteks, mis neil vaja on ja siis ütleme välja need tegevused, mis me siis nende jaoks välja pakume. Lahendus peaks olema, et see ikkagi koos toimub vanemate inimestega, isegi siis, kui nad on hooldekodus näiteks. Ja see jaoks tegemine, seda ma ei ütle, et see alati nii on, aga teda kaldub iseloomustama see, et eesmärk on olemasoleva säilitamine, vastukaaluks siis mitte arendamine, vaid just see, et säiliks seegi, mis on. Siis eesmärk on rõõm ja selline emotsioon sellel tegevusel, aga tegelikult võiks olla eesmärk ka muutus. Siis nimetatakse teda väga tihti vaba aja veetmiseks
aga meelelahutuseks justkui vanematel inimestel oleks väga suur probleem oma vaba aja veetmisega ei ole. Peaks pakkuma sedasama potentsiaali väljaarendamist, eneseteostust, siis korralduslikult ma nimetan teda niimoodi äärmuslikult kuulutuse kaudu korraldamiseks, selle asemel, et suust suhu veenmine, võrkkorraldus, mis on palju, mis on ainus toimiv tegutsemisvorm üldse. Et saada ka neid tegutsema, kes kuulutuse peale ise aktiivne ei ole, siis seda tüüpi tegevust iseloomustab ikkagi, et vanadele omaette tegevus ja siis ülejäänutele omaette tegevus. Aga see lahendus on, mis iganes me lahendusena välja pakume, on põlvkondade vaheline. Kõik töövormid ideaalis võiksid olla põlvkondade vahelised. Ja see lahendaks väga paljud probleemid kohe, paljas see töökoostöövorm lahendaks väga paljud probleemid. Ja ühesuunaline õppimine ehk keegi kuskil, nagu praegu mina, eks ole, ekspert räägib, teised kuulavad. See ei ole hea, et kogu tegevus peaks olema ikkagi üksteiselt õppimine, mis siis sellel üritusel täna tuleb ka teises osas, ma arvan ja eeldan. Ja see üks räägib ja kõik teised kuulavad, seda teoorias on see prantsuse lähenemine ja see, kus me panustame, teeme ühiskonnale vajalikke asju, õpime üksteiselt, see on selline briti lähenemine vanemaealiste tegevuses. Nüüd rõõm on jagada teile ühte täiesti värsket ja ühte veidi vanemat uuringut, kus Võrumaa oli täiesti suure osakaaluga. Üks uuring on siis nende inimeste seas läbi viidud uuring selle aasta jaanuaris, kus siis inimesed, kes nagu veavad vanemaealiste tegevusi, huviringe, kas siis ainult vanemaealistele või segavanuses gruppe, vastasid küsitlusele, veebipõhisele küsitlusele. Ma nimetan neid seenioritöö tegijateks raamatukogudes, sotsiaalkeskustes, päevakeskustes ja igal pool mujal, kus nad töötavad. Ja kõige hullem, mis sellest uuringust selgus ja mida tuleb kindlasti Võrumaal ja kõikides teistes maakondades muuta ja mis ei ole väga keeruline, on, et need seenioritöö tegijad ei tea, mis teistes maakondades toimub, ehk need professionaalid ei õpi üksteiselt suures plaanis ja nad ei õpi seda sellepärast, et puudub võrgustumine. Ehk 45% ütleb, et infoga nad on kursis juhuslikult, kust juhtub, sealt näevad ja lausa kolmandik ütleb, et nad üldse ei ole kursis. Ja võrgustikku kuulub ainult 7% vastajatest ja meil vastajaid oli 425, mis on päris suur hulk inimesi üle vabariigi ja 25 oli Võru maakonnast. Ja teine tulemus selles uuringus oli, et jah, seda tööd tehes paljud asjad tulevad kogemusega, et sa õpid kogemusest. Üle poole vastajatest oli kogemusega üle 10 aasta. Aga teatud tüüpi teadmised ei tule ka kogemusega ja iseäranis need, mis puudutavad diskrimineerimist ja vanuse stereotüüpidega seotud. Näiteks, siin on 2 näidet, et 3/4 vastajatest arvab, et kui korraldada mingisugune üritus, kus siis on lava ja näiteks teatrietendus või kontsert ja üritusele kuulama, vaatama tulevad erinevas vanuses inimesed, et sellega saab vähendada vanuselisi stereotüüpe. Ei saa. Sellised asjad, kus ei panda inimesi erinevas vanuses ühtse eesmärgi nimel tööle koos, kus seda ei tehta, sellised üritused hoopis suurendavad vanuselisi stereotüüpe või kinnistavad. Ja 12% arvab, et kui segregeerida, et vanadele teha ühtesid asju ja noorematele keskealistel teisi asju, et siis ka vanuselised stereotüübid vähenevad. Õnneks on neid nii arvajaid vähe, aga neid peaks olema 0, et niimoodi segregeeritult ka stereotüüpidega ei võitle. See on nüüd näide, et on vaja õppida seda tegevust, seda tööd, seda juhtimist.
Ja kolmas tore asi, mis sealt uuringust tuli, oli, et üldiselt vastajad olid moraalselt pidasid õigeks, et kui kogukonnas midagi teha, et siis tuleb ka hooldekodu inimesi, kes ei ole voodis otseselt voodihaiged, kaasata sinna. Et nagu valmisolek seda teha, arusaamine on väga kõrge, aga vähe seda tehakse. Nii, siis muidugi, mis selle teema juures tuleb küsida, et mis asi see vanadus siis on või kellest me üldse räägime. Ja sotsiaalteadustes üldiselt kasutatakse Lasleti mudeleid väga palju ja me räägime 3. ja 4. eluetapist. Ja 3. eluetapp saabub siis inimesel, kui tal ei ole hädavajalik käia tööl, sest ta ei sure sellest ära, kui ta seda palka ei saa, mis siis väga paljude jaoks tähendab pensionile minekut, et elukvaliteet ei ole kõrge, ma tean, see on teine teema, aga sa ei sure ära, sul ei ole vajadus käia leivateenimise eesmärgil tööl ja sul ei ole ka teiste ülalpidamistega seotud kohustusi ja sa ei vaja ka veel kõrvalist abi. Siis sa oled 3. eluetapis ja kui sa vajad kõrvalist abi, siis sa oled 4. eluetapis. Ja me räägime kui me suuname vanemaealistele oma tegevusi, siis me räägime 3. ja 4. eluetapist. Teine asi on see, et tegelikult on sihtgrupp hoopis teise eluetapi teine pool, sest muutused võtavad aega, mõtteviisi muutmine võtab aega, ehk me peame tegelikult keskealistega tegelema. Ja vanuseid, sellise numbrilise vanusega määratlemine on puhas jama juba sellepärast, et vanuseid on palju ja inimesed erinevad vanuste, nende seisundid erinevad niivõrd palju ühe vanuselistel. Aga üks tähtis vanus on subjektiivne vanus. See, kuidas inimene tunneb, kui vana ta on. Kui vanaks ta ennast peab, kui ta passi ei vaata. Ja sellest numbrist või arvust sõltub sisuliselt kõik. See mõjutab füüsilist tervist. See mõjutab subjektiivset tervisehinnangut. See tähendab mitte objektiivset, et mis sul arst ütleb, vaid see, kuidas ma enda tervises mõtlen. See mõjutab eluga rahulolu. See mõjutab depressiivsust, kognitiivsete võimete säilimist või langust, dementsust mõjutab. Haiguste külge haakimist mõjutab subjektiivne vanus ja haprust. Ühesõnaga on vähe asju, mida subjektiivne vanus ei mõjuta ja sellega on seotud ka üks minu ettepanek. Ja see siis, mida inimene ise oma vanusest mõtleb ja kui teatud vanusesse jõudmisega inimene ise enda kohta loob selliseid mõtteid, et nüüd millegi jaoks on nagu minu aeg läbi või digi ei ole enam minu jaoks, sellepärast et mul on mingi vanus või ma ei hakka millegi uuega tegelema. Ühesõnaga, kõike need näited iseloomustavad enesediskrimineerimist. Me saame diskrimineerida teisi, aga me saame ka ise ennast diskrimineerida ja see võtab kõik alla meie võimekuse anda endast maksimum. Et see on üsna loogiline nagu laste peale, et kui me ütleme lapsele, et me ei ootagi sinult midagi erilist, sa oled selline 3 mees või 2 mees, siis ega see laps ju ka ei hakka järsku viitel õppima, ei pinguta. Ja samamoodi on vanemate inimestega, et kui ma arvan, et mul vanuse tõttu on võimalik ennast lõdvaks lasta, siis ma ju ei pinguta. Ja see keskkond siis peab pakkuma võimalust, et inimene punkt 1 oleks oma vanusega rahul ja punkt 2, et seal oleks ootused. Me vanemalt inimeselt ka ootame, rõõmustame, kui ta need ootused endale püstitab ja rõõmustame muidugi ülimalt, kui ta need ka täidab. Ehk keskkond peab olema stimuleeriv. Teine suur teema on üksildus. Üksildusega on see suur jama, et üksildane inimene
pigem peletab veel teisi initsiatiive endast eemale ja veel vähem ta otsib sellele üksilduse probleemile ise lahendust, et see on ikkagi nagu sohu kukkumine, kust iseennast välja ei tõmba. Ja jälle see keskkond, teised inimesed peavad seda aitama teha. Ja üksilduse definitsioon on kvaliteetsete inimsuhete puudumine. Punkt 1. Me ei räägi siin üksi elamisest, sest me räägime inimsuhetest ja need suhted võivad puududa nii üksi elades kui teistega koos elades. Me ei räägi, et seda saaks leevendada näiteks tehnoloogiate abil, sest üksildus on inimsuhete puudumine. Ja me ei räägi ka kõikvõimalikest suhetest, vaid me räägime kvaliteetsetest suhetest, mis teiste sõnadega on, et sul on võimalik teise inimesega rääkida sulle olulistest asjadest. Ja see üksilduse lahendus ei ole perekonnas. Vedanud on nendel, kellel on kaaslane alles ja see kvaliteetne suhe on selle kaaslasega olemas, aga puhtfüüsiliselt ei ole väga paljudel enam kaaslastki ja rääkimata, et see kvaliteet seal suhtes ei pruugi olla see, mis ta peaks olema. Ja siin on 2 demograafilist puud siin üksteise peale pandud, et see, mis paistab sinine ja roosa, tegelikult me räägime siin lahkunud inimestest, surnud inimestest ehk oma põlvkonna inimesed on ju kõrvalt ära langenud ja see lahendus peab olema põlvkondade vaheline. Sa pead saama nooremaid sõpru ja kaaslasi, kellega siis seda üksildust riski vähendada. Nüüd teine uuring 2018, mis väga otseselt oli tehtud Võru maakonnas, Põlva, Võru, Valga maakonnas ja teine pool Ida-Virus. Ja sealt tuli välja, et põhiline, kes siis vanemaealistega tegutseb ja väga hästi tegutseb, on puuetega inimeste koda, seal on võimalused suurepärased. Aga selleks siis, et neid võimalusi saada kasutada, peab sul puue olema. Ehk mitte puude ennetusega olid asjad palju kehvemad. Siis laulu-tantsuringid, mida ka kohalike omavalitsuste inimesed väga siis rõhutavad ja see on muidugi suurepärane, kui need grupid on, aga kes ei ole ikkagi laulnud ega tantsinud keskeas, ei hakka üleöö pensionieas laulma ja tantsima. Ja veel selline nüanss, et inimesed ise, mehed, siis see oli meeste uuring, ütlevad takistuseks, et nad on liiga vanad. Sellise vastusega ei saa kunagi rahule jääda, sest nooremaks ju me teha kedagi ei saa, vaid tuleb uurida edasi, mis selle ma olen liiga vana taga tegelikult on. No teine suur selline siis argument seal taga oli tervis, aga me peame silmas pidama, et on olemas haigused, millega nii-öelda siis tuleb ravida ja mis on nagu akuutsed. Aga on ka olemas kroonilised haigused, millega inimene kohandub ja ka meie korraldajatena keskkonnana peame kohanduma. Ja siis tulebki aru saada, mis selle tervise taga on, aga tihti on, et sa lihtsalt on väga tahe pingutada, väheneb tervise tõttu, mitte võimalus pingutada ja tulla. Transport ei hakka pikalt rääkima, absoluutselt igasuguste lahenduste üks komponent on transport, mis siis vastab selle sihtgrupi vajadustele sõita siis mitte ainult probleeme lahendama, vaid sõita oma vajadusi rahuldama. Ja siis 3 ettepanekut. Esiteks probleem, seesama iseenda diskrimineerimine ehk meie kalduvus eeldada, et kui meil on vanus mingis kõrguses juba, et siis meil justkui on õigus ennast lõdvaks lasta, mitte teha, mitte kaasas olla. Ja see on siis ebaõiged hoiakud nii endal kui teistel vanema inimese suhtes, vähesed teadmised tervena vananemisest ja ühiskondlikus plaanis siis ka Võrumaal liiga madal tervena elatud aastate arv. Ja ma pakun siin seda tausta arvestades ja mis on ka vabariigis tehtud, aga
aga mitte sellises vormis, et vabariigis on tehtud eakate nõukogusid kohalike omavalitsuste juurde. Esiteks rõhutan, et see peab olema nõukogu, mitte ümarlaud. Siis teiseks ma pakun, et see võiks olla koos noortega, ütleme siis keskkooli 16–18, kes ka veedavad selles kogukonnas ju suurema osa oma ajast ja kes on ikkagi vähe kaasatud nendesse otsustesse ja tegemistesse koos siis 3. ja 4. eluetapi esindajatega ja koos sellepärast, et nad näeksid, esiteks nad ei olegi nii väga erinevad, nende keeled on ainult erinevad, õpiksid üksteist tundma ja siis see ongi põhiline jah, et need, kes siis see nõukogu peaks olema see, kes ütleb, mida oleks vaja teha, mitte meie siin ei ütle, vaid nemad ütlevad. Aga selleks on vaja koolitust, kindlasti kohe. Koolitust on igale poole vaja, ma ei hakka seda rõhutamagi. Ja teine ettepanek selle juures ongi nüüd selle subjektiivse vanusega seoses. See on küll päris crazy, aga ma põhjendasin ära, miks oleks vaja kohalikul omavalitsusel teada inimeste mitte vanust, vaid subjektiivset vanust. Ja miks mitte teha loendus ja loendada ära Võru maakonnas mõõta ära inimeste subjektiivne vanus ja see oleks võimalus, tohutu hea võimalus teavitustööks, mis asi on subjektiivne vanus, mis ta kõik hea on ja sellega seoses saaks nagu teadlikumaks inimene üldse vananemisest kui sellisest ehk selline turundus PR kampaania koos andmete kogumisega. Teine probleem on siis üksildus ja üksilduse risk järsult suureneb sellel momendil, kui inimene jääb pensionile. Ehk selline pensionieelikute kaardistamine ja nende nii-öelda kaardile toomine ja nende teavitamine, et see on eriti meestel kõige suurem elupööre üldse nende eluaja jooksul. Ei ole isegi naisevõtt kõige suurem pööre või lapsesünd, vaid pensionile minek. Ja seal on väga palju riske, mis kõik lõpuks kulmineeruvad kehvemas tervises. Üksilduse riski maandamiseks väga lihtne lahendus on seesama vabatahtlike projektiga nüüd täies mahus kaasaminek, mis piloot tehti juba 2020 kodukandi eestvedamisel ja nüüd on siis ettevalmistamas see päris projekt. Ehk seda tööd, mida vanemaealistega teha ei jõua, mitte kunagi ära teha palgatöötajad, vaid vabatahtlik on vaja ja jälle on vaja koolitada, kuidas seda tööd teha. Teine ettepanek on, kuna üksildus, eriti nüüd koroona ajal oli ju näha, et digioskused, aga ka kõik teised üldoskused, sealjuures suhtlemisoskus, mis ju vanematel inimestel on parem arvatavasti kui noorematel, aga siin on linnuke juures, kas nad oskavad suhelda ka tänapäevaste vahenditega, teavad suhtlemisviisakust ja nii edasi. Ühesõnaga üldoskused, aga ennekõike digioskuste õppe süsteem kogukonnas, sellest saaks terve pool päeva rääkida, kuidas seda teha, aga täiesti mudel on olemas, kuidas seda ellu viia, et digioskusi saaks kogu aeg pidevalt ja oma kogukonnas geograafiliselt lähedal oleva juhendajaga juurde õppida ja soojas hoida. Ja selle juures on tähtis ütelda veel seda, et oskusi on vaja millegi jaoks. Ja see, kes õpetab oskusi, peab tagama ka seda, et õppijal on olemas see tegevus, millest ta seda uut oskust rakendab, sest vastasel juhul kaob see oskus paari kuuga ära või kaob ära. Ja seesama seenioride tegijate võrgustumine, millest oli enne juttu. Kolmas probleem puudutab siis nüüd seda probleemi dementsete inimeste arvu suurenemine, kognitiivsete võimete langus alla kriitilise taseme ja jälle on palju uuringuid, kus teadliku tegevusega on võimalik hullem ära hoida. Ja selleks oleks vaja aru saada, et need inimesed, kes nüüd juba seda abi vajavad, 4. eluetapp,
et nendega ei tegeletaks ainult nende akuutsete probleemide lahendamisega ehk tervis ja nälg ja soe ja hügieen, vaid et nendel inimestel on ka kõik teised vajadused ju alles. Ei ole nii, et kui mul nagu kuppel lappama lööb, et siis mul ei ole vaja suhelda või mul ei ole vaja ennast teostada või kuuluvustunnet omada. Kõik need vajadused säilivad ja see teenus peab olema terviklik, ükskõik kas kodus või institutsioonis. Ja jälle seda tööd ei tee ilma vabatahtliketa. Ja see töö peab olema kõrge kvaliteediga. Ja sellepärast lahendusena ma pakun, aga siin selles küsimuses minu ekspertteadmised on kõige kehvemad. Aga ma pakun, et näiteks kui Päästeamet käib koduohutust kaardistamas, nõu andmas, siis ta võiks sinna juurde võtta juba selle, et ta vaatab ka vannitoa ja kukkumise kohad ja et ta teab, et sa võiksid oma helendavad nooled panna, et öösel saada WC-sse ja kõik need abivahendid ja ruumikujundus, mida näiteks saab näha koeru hooldekodus, lõpetades sellega, et toad ja uksed ja mööbel on eri värvi, dementsuse sümptomitega inimestel on seda vaja, et suuta eristada asju. Et vabatahtlikud, kes praegu on Päästeametis, võiks siis laieneda oma konsultatsiooniga. Siis oleks vaja geriaatrilist hindamist. Geriaatriline hindamine on, üldse dementsus on aladiagnoositud ja peaks julgustama omakseid, lähedasi, naabreid, võtma see tee ette ja tegema selle geriaatrilise hindamise ära, on asi selge ja sa saad nõu, sa saad professionaalset nõu ja jälle vabatahtlikud. Nüüd need dokumendid, neid ma kordama ei hakka, need olid ette saadetud. Üldiselt on meie situatsioon äärmiselt positiivne, äärmiselt hea moment selliseid asju praegu teha, sest väga värsked dokumendid on kõik kas vastu võtmisel või vastu võetud ja kõik räägivad juba väga õiget asja. Välja arvatud praegu heaolu arengukava, mida siis õnneks juba tehakse ka uutmoodi. See on praegu meil küll mitte heaolu arengukava, vaid kannatuste kaotamise arengukava, aga uus tuleb parem, ma olen selles kindel. Ja mida ma siis leidsin, on olemas ju ka hästi värske eelnõu, sidusa Eesti arengukava eelnõu ja temaga on siis seotud sidusa ühiskonna arengukava ja seal on selline asi kohe siis eesmärgistatud, et kogukonna koordinaatori profiiliga ametikohti peaks looma igasse maakonda ja põlvkondade vahelise koostöö teema on seal juba märgitud ja ka nähakse HTM-i rolli siin tegemaks siis koostööd küll väärikate ülikooliga, kes on see Prantsuse tüüpi tegevus, aga küllap saab seal ka laiendada seda Briti tüüpi tegevust, kus üksteisel õppimine on ja nii edasi. Ehk situatsioon seadusandlikult arengukavadelt on meil suurepärane praegu.